No nii, tere hommikust. Plaan oli Võrtsu peale minna, kell 7 slipis olla. 2 kilti jäi puudu ja eelmine kord just Janekiga käisime Pärnus, siis tuli jutuks ka, et kuidas Aagistel ikka lendavad rehvid alt ära mõnikord ja eks siin tuleb ikkagi tuhka endale pähe raputada, et tuleb ikkagi lahti võtta ratas alt ära ja kontrollida, et sellel Aagisel ma ei ole ise midagi vaatanud ega teha lasknud, et niisama raputades ja veeretades tundus kõik okei. Aga tulemus on selline. Rehvi leidsin sealt tagant osast. Paat on siin. Nüüd hakkame nuputama. Õnneks sõber Janek ka on abivalmis ja selline meistrimees, et endal on siin väike plaan, et üritaks kuidagi mingisuguse puidust kaika siia alla nagu suusaks panna ja lohistada see 2 kilti ära lihtsalt. Ma ei tea praegu. Ma siin nuputan ise, aga õnneks tuleb meistrimees Janek ka kohe, siis temal on tehnika ja peale rohkem nutti kui mul, või mis rohkem, mul polegi. Vaatame, mis saab. Küll kontenti. Sa vist hakkad palju ju. See on veel soe. Nii. Et ilma Janekita ma oleks ma ütleks nii. Et temale ma jään suure tänu võlgu ja ma pean nuputama, kuidas ma talle selle vaeva heaks teen, et aga jah, vahepeal ma plaanisin nii või naa sellest Aagise saagast mingisuguse klipi teha, et äkki kellelgi on kasu, et kellel on nagu mingi ise tehtud Aagis või rannahaagis nii-öelda, et siis muud hullu ei olegi, et tuled peavad olema nõuete kohased, peab olema udutuli taga ja kui haagis on üle 1600 mm lai, siis peavad ka olema esimesed valged ääretuled koos helkuritega ja veopea peab olema EU ikkagi, mitte mingisugune vana skifi küljest võetud, ja välimus peab ka nagu enam-vähem ikkagi kriitikat kannatama. Ja muud ei olegi, lähed Transpordiametisse, see esmane sõiduki ülevaatus nii-öelda, seal vaadatakse ära, kas nõuded on täidetud kõik, siis saad teha avalduse tüübikoodi kinnituseks, see maksab 205 eurot. Ja ennem seda tuleb, see tüübikoodi kinnituses avaldus tuleb ära teha ja siis lüüakse sulle Aagisele VIN-kood peale ja siis selle VIN-koodiga saad minna kaaluma Aagist, et on vaja tühimassi.
tühimassi seda akti, et mina tegin selle metroserdis, et see maksis 124 eurot. Ja kui need asjad on tehtud, siis edasine on selline tavaline haagise arvele võtmise kulud, et see 100 eurot oli äkki see riigilõiv ja numbrimärk koos. Ja saad 4 aastaks ülevaatuse sellele 4 aastat just vastu ei pidanud, ma mingi 6 aega tagasi sain need paberid aetud, et ja siin ma seisan tee ääres nüüd kärul ratas alt ära. No mis siin ikka, jälle targem. Et ühesõnaga mis ma siin oskan targutada, et tuleb ikkagi hooaja alguses ka haagisel rattad alt ära võtta ja vaadata järgi, et mis seal tegelikult sees toimub, et tundub, et selle loksutamise ja raputamisega ei saa aru midagi või vähemalt mina ei saa, noh. Või siis minu puhul tegelikult tuleb lasta üle vaadata ikkagi spetsialistil need asjad, et haagis sõidaks rahulikult hooaja ära. Et praegu on niimoodi, et saime vanad jupid käepäraste vahenditega küljest ära saetud ja tambitud ja kuumutatud ja tegelikult tänast ma ootasin nagu väga-väga tänast järvele minekut, sest sellepärast, et sai vahetatud mootor ära. Et sain lõpuks siis paadile taha, siis paadile väärilise mootori nii-öelda. Et iga on muidugi mootoril suhteliselt soliidne, aga ta on väga korraliku välimusega oma jaa kohta ja ka toimib tipp-topilt, et noh, kuival maal vähemalt vette ei jõudnud panna. Elevus oli väga suur küll, et mis see kiirus on ja kuidas ta sõidab, aga eks ma selleni jõuan millalgi. Et jah, unistuste mootor ei ole, tahtsin ikkagi, planeerisin 4-taktilist mootorit osta järgmine kevad, aga tekkis võimalus see mootor soetada ja nii läkski. Et 2-taktiline küll, et natuke lärmab ja pusal on ikka korralik võrriais küljes, aga samas väänet peaks olema korralikult. Et eks ma sellega kunagi vette saan ja ära proovida. No mis ma siin teen siis? Natuke piinlik on ka, et ise ei oska midagi teha, aga vähemalt on mul paadis olemas kaasas vett, priimus ja erinevaid kuivtoidupakke. Kõht on tühi juba ja Janek läks linna, et mis ma muud teen. Mina muud siin teha ei oska. Remontida ma ei oska, midagi ette valmistada ei oska. Ma teen süüa siis vähemalt. Süüa teha oskan. Mis mul siin pakkuda on menüüs? Ma panen siia kaamera kuidagi. Äkki seisab. No kuna ma olen kaitseliitlane ja seal on tihtipeale söögiks kuivtoidupakid ja neid jääb natuke üle, siis teinekord kotipõhja vedelema, siis ma nüüd kogun nad kokku ja viskan paati, et teinekord vee peal väga hea niisugune häda pärast, et mis siin on? Pastalõhega, mis see on? Kartul, hakk, liha ja köögiviljadega. Pastalõhega panen praegu kõrvale, see tundub praegu juba okei,
mis siin veel on, müsli maasikatega, mehhikopärane autis riisiga. Ma võtan selle lõhe pasta praegu. Natuke sinna poole ja nii, minul on paadis siis selline väike priimus. Jube hea anda selle väikse ballooniga, aga see sai mul tühjaks eelmine kord. Varuballooniks on selline tummisem, et paati on ta okei. Paati on okei, aga siia sisse ta ei mahu, et seljakotti panna, siis on see väga kompaktne. Mahub siia topsi sisse ilusti ja on siuke viisakas. Väike pambukene ei võta palju ruumi. See süütaja on katki läinud mul. Aga ei ole hullu. Nii, tops käib siia peale ja kuskile pinna peale, mis kannatab kuuma ka ja nii kaua saab maitsva roa ette valmistada, et pakk lahti. Mis siin on? Tihtipeale on siin selline niiskuse eemaldaja sees. Vaikselt muliseb juba. Ma arvan, et on hea küll. Ta on piisavalt kuum juba, et keerame tule alt kinni. Siin on hea selline kate ümber, et ei ole kuum. Umbes nii palju. Rohkem ei ole vaja. Kes kuivtoidupakki ei ole söönud kunagi, siis vesi peale segada. Ja pakk kinni mingisuguseks 10 minutiks tagasi. No nii, 10 minutit on möödas ja maitsev roog on siin valmis saanud vist. Vist sai liiga palju vett. See on nagu supp, mitte pasta. Või peab ootama veel, ma ei teagi. Maitsen ära.
maitse on täitsa tipp-topp, aga köögiviljad on väga krõmpsud veel ja see pasta ka väga pehme ei ole. Ilmselt peab veel ootama. No nüüd on küll valmis. On vaja tummisemaks ka läinud vahepeal. Aga hea tisu. Ratas all nagu naksti. Ei ole küll päris see, mis peaks olema, aga koju viib ära või. Tegelikult me oleme ikkagi kalale veel. Kell on 11:30. Tasub varem tulla teinekord. Siis jõuab aagis ära remontida ja kalale ka minna. Oi, rooste läinud kõik asjad, näe. Ma kujutasin ette, et ta nagu hullemini lärmab. See ei ole veel gaasi andnud. Ei, seda küll, ma mõtlesin tühikäigulgi. Ei ole. Annab aega või? Aga jah, muidu mingi siuke 35 on siuke, lased gaasi maha veitse. Ma praegu vaatasin ka, et 35 oli, et mõtlesin, et kas sa ei julge rohkem proovida, et kas mootor läheb soojaks. Ei, 40 käis ka ära, aga siis hakkas nii hirmsasti põrutama. Aga proovi suunda muuta, pane tikku lainet nagu rohkem. Ma proovin veitsin.
ühesõnaga, hoolimata hommikustest viperustest sai lõpuks järve peale ja mootorit proovima ja hüppab ilusti veest välja, ei ole muret. Ootamatult vaikne on ta. Ma arvasin, et ta on ikka oluliselt lärmakam, see 2 takti. Sellepärast ma teda nagu vältinud olen senimaani, ma tahtsin ikka 4 takti. Aga praegu toimib ilusti. Täitsa mõnus on. Sileda vee peal tahaks proovida. Ei kuulub asja juurde. No kuda nüüd oli? No, Parem kui 20. 40 jookseb välja. No. Aga sinna mootori peale on ka kirjutatud. Jah, see on 40. Lähme vaatame sinna siis. Sinna ka, vaata kohe ei mitme. Vaata siin vahepeal oli üks koht. Meil olid mõned viperused, muidu oleks võinud minna. Päris kena kala oli muidu. Selline. Ei olnud. Ma nägin isegi korraks. Õige kala oli.